aga aega on veel vähe. Tere päevast, armsad loomakasvatajad, tõuaretajad, külalised. Nagu kombeks on, alustame me Eesti esitusringi tavapäraselt meie oma kohaliku tõu Eestimaa tõuga. Enne kui ma hakkan nüüd teile tutvustama neid tublisid maakarja aretajaid, tahaksin ma paari sõnaga ka rääkida Eesti maakarja kasvatajate seltsist. Käesoleval ajal on meil 172 seltsi liiget, aga majapidamisi on jõudluskontrollis 93 ja väljaspool jõudlust 140. See teeb meid natuke kurvaks, kuna jõudluskontroll on tõuaretuse alus ja just eriti tähtis on jõudluskontrolli teha sellistes majapidamistes, kus me valime meie paremaid pulle, et tõhustada tõuaretustööd. Aga täna siin on just väljas sellised majapidamised, kes kõik teevad jõudluskontrolli. Veel enne, kui ma tutvustama hakkan, tahan ma öelda sellised sõnad, et möödunud aastal oli maakarja kasvatajatele hästi hea aasta. Meil tuli ridamisi mitu rekordit. Põllumajandusosaühistu massiarus Villit hüpsis 2012. aastal 12 368 kilogrammi piima. Nii et see on suurepärane tulemus ühe väikese ohustatud tõu kohta. Kuna praegu meil on ainult 20 tõufarmi, nendes 252 lehma, siis on meil probleeme heade pullide saamisega, sest valikuvõimalus on väike, aga vaatamata sellele me oleme teinud head tööd, meil on tublid tulemused. Lisaks sellele tuli möödunud aastal veel Liiasoo äärelt Saare maakari eluea rekord lehmalt Ürdi, kes hüpsis 10 laktatsiooniga üle 70 000 kilogrammi piima. Ja veel rõõmustas möödunud aastal üle 20 lehma majapidamises Mereranna põllumajandusosaühistu, kus 36 maakarja lehma keskmine oli 7146. See on tulemus, mis näitab, et maakari on arenemisvõimeline ja kui nüüd keegi ütleb, et maakari on kits, seda pole mõtet pidada, siis tulemused kinnitavad, et maakari on tubli. Kui tal on ninaeesine korralik ees, siis ta lüpsab hästi. Nii, aga täna on meil siin siis väljas 5 majapidamise maakarja veised. Esindatud on siin lähiümbruse maakonnad Tartumaa, Viljandimaa ja Jõgevamaa. Kuna voldikud olid siin saadavad põlvnemise kohta, siis võib-olla ma vähem räägiks põlvnemisest, aga ma räägin nii palju, et kuna tegemist on ohustatud tõuga, siis on meil 6 liinipullid olemas. Siin täna väljas on 5 liinipullid, kusjuures 9 pulli järglased. Nii et nendel lehmadel siin, kes te näete, on 9 erinevat pulli. Kui ma maakarja värvist räägin, siis on meil oluline, et maakari on helebees, meil on oluline, et maakari on nudi. Aga kuna tegemist on väikese arvulise tõuga, siis ei põlga me ka ära punasemaid loomi, sest neid saame me ju edasi aretada ka eledamateks. Nii, ja nüüd ma siis alustaksin tutvustamist. Number 1. Rainer Parts. Rainer Partsi kohta saab ainult öelda kiidusõnu. Ja näete, see lehm, kellega ta täna siin väljas on, Miilu. Miilu on sündinud 2003. aastal. Ta on 10-aastane lehm. See on haruldus, et 10-aastasel lehmal on veel niivõrd ilus udar, kuigi näete, selg juba vajub ära, sest tegelikult on nii, et Eestis keskmiselt läheb piimalehm välja 5 aasta ja 6 kuuselt. Nii et 10-aastane lehm on haruldus, seda enam ka näitusel. Ja siin näitusel on ta täna juba 7. näitust järjest. Nii et näete, ta on harjunud näitustel käimisega, ta on rahu ise ja selle lehma kohta ma tahaksin tõesti kiidusõnu veel seda öelda, et
ta on selline väheldane, ta on tegelikult ju täiesti sobilik hobilehmaks, sest majapidamisi, kus selliseid hobilehmi, maakari hobilehmi on meil päris piisavalt palju. Lehma heaks tunnuseks on veel see, et ta annaks iga aasta ühe järglase ja Miilu on seda edukalt teinud. Nii et 11. juuli sündis tal 8. vasikas ja ta on üldse andnud siis 4 lehvvasikat, 4 pullvasikat ja ta on iga aasta siis andnud järglase. Nii et mina nimetaks seda superlehmaks, pika elueaga, tugeva tervisega, alustab laktatsiooni 25 kilostega, aga ta on ka seda tüüpi, kui söödabaas on kehva, siis ta ei jää mitte haigeks, vaid ta tõmbab toodangu tagasi. Rainer Partsu majapidamises on siis Tartumaal kõige rohkem maakarjalehmi. Tal on praeguse seisuga 9 lehma ja 8 lehmikut. Nii, suur tänu Rainerile, sest ta on täna siin juba 11. korda ja Miiluga 7. korda. Ja kes tahab Miilu viimast vasikat näha, siis tema pullvasikas on laudas täiesti olemas, ligi 2 kuune. Nii, järgmine majapidamine number 3-ga Andres Saare talu. Lehm Luks. Luks poegis alles meil nädal aega tagasi, nii et ta alles alustab nüüd 3. laktatsiooni. Ta on sündinud 2009. aastal, talutab teda Merja Magnus. Merja Magnus on selle karja, selle talu maakarja hing. Terve pere tegeleb sellega, aga Merja oma lastega on ka alates 2008. aastast siin näitusel alati maakarja esitlenud ja tänagi siis väljas siin Luksiga. Selle talu kohta, Andres Saare talu kohta saan veel nii palju öelda, et tubli noor pere, kes kasvatab kogu maakarja jaoks pulle, sealt majapidamisest varustatakse spermat kogu maakarja jaoks ja alles hiljuti võtsime sealt uuelt maakarja pullilt spermat ja ükskord tahab sealt veel võtta. Nii, ja Merja on siin siis väljas oma pojaga, Kevin Lohuga. Näete, meil on pisikene karjaesitleja, maakarja esitleja ja Kevini kohta võin veel seda öelda, et selle sama Looriga, Loori võitis 2008. aastal Vissi tiitli ja siis oli Kevin 4-aastasena siin Looriga väljas. Nii et tubli poiss, jätka tema jälgedes ja maakari meeldib sulle, ma tean seda. Miks me Loori siia välja tõime? Aga sellepärast, et Loori on selle näituse ringi kõige vanem lehm. Et pudar teatavasti ikkagi vajub ära, kui leht palju lüpsab, sest Loori on lüpsnud üle 7000 kilogrammi piima laktatsioonis. Praegu lüpsab ta 7. laktatsiooni, aga näituse kogemused tal on olemas, nii et käib kenasti rahulikult ja Kevin on meil tubli, saab ilusti nii suure loomaga hakkama. Nii et suur tänu, perekond, ütlen just nimeliselt Merja Magnusele ja Kevin Lohule. Nii, number 5-ga Erika farm, osaühistu Tartumaalt. Selles majapidamises või selles farmis, ta on katsefarm, on üldse 142 lehma. Nendest on siis 5 maakarjalehma ja üks kaunim on teil täna siin näitusel väljas. Näete, kui kenasti ta oskab poseerida. Ideaalne maakarjalehm, ilus elevärv, ilus udar. Ja selles katsefarmis näitab maakari häid tulemusi, nad tulevad hüpsma seal esimesel laktatsioonil 25 kilostega, teisel 3. laktatsioonil hüpsavad juba 30-35 kilo ja sellesse farmi viidi 2009. aasta 18. veebruaril 8 tiinet maakarja mullikat. Nendest on praegu seal järgi 2 ja üks järglane, näete, on siin teie ees.
kuigi ta eelmine aasta käis ka siin, aga natuke kui jäänud ta on, aga tema ema oli tegelikult veel raskemini käsitletav, aga loodame, et Kallile ei jää see viimaseks korraks ja küll ta hakkab käima. Nii et suur tänu Erika Farmile, et te maakert siia välja tulite. Nii, ja nüüd edasi läheks number 6 juurde. Loodimäe osaühistu. Hillar ja Anne Loot toimetavad seal. Nendel on kahe peale kokku 4 lehma, 4 lehmikut. Eelmine aasta oli nad esimest korda väljas, nii et väikese kogemus on neid juba olemas. Ja number 6-ga siis lehm Ulli talutab Anne Loot. Ulli on koos oma tütrega, number 7-ga, Jute ja talutab siis peretütar Heidi Loot, kes meil on ka alles 12-aastane, aga näete, saab ilusti Jutega hakkama. Nii, Jute on võrreldes ju emaga nüüd heledam, aga tõuaretusega ongi niimoodi, et me katsume jälgida seda, et me tumedamatele lehmadele paneme peale heledamaid pulle, et järglased oleks ilusad heledad. Nii et ema ja isa ema ja tütar number 6 ja 7 ja ema ja tütar talutavadki neid. Suur aitäh teile! Nii, ja viimasena on meil siis ringil Sadala Piim osaühistu. Te näete ja küsite kindlasti, miks sellised tumedad lehmad. Aga tegelikult ongi siin just tõuaretus tähtis. Me püüame säilitada erinevaid liine. Ja kui ma nüüd alustan vanemast lehmast, number 9, talutab teda Küllike Käos. Leandra, näete, ta on päris tume, aga tema põlnemises on natuke võõrast verd, nii et ta on tõuraamatu lisaosaleht, aga selle eest on toodang tal 38,6 kilo praegu, ta on juhtud üle ligi 9000 kilo piima ja värv seetõttu natuke tumedam. Me ei lükka teda aretusest kõrvale, sest ta annab häid järglasi. Ja tema järglane siis number 8-ga talutab Kaido Talirand. Lissandra on juba värvid pisut heledam ja aretame ikka selles suunas, et järglased tuleks veel heledamad. Lissandra on siis alles poeginud 2. augustil 2013, aga Leandra on 4. laktatsioonil, ühesõnaga poeginud 4 korda. Nii, nüüd on ring peal. Te olete ülevaate saanud siin teie ees olevatest maatõugu lehmadest. Ja nüüd ma arvan, on Kalle jõudnud teha ka oma valiku, sest alates 2003. aastast me valime siin ka Eesti maatõuvissi. Nii et juba 11. korda valime täna Eesti maatõuvissi. Aga ma tahan ka seda öelda, et me oleme Eesti maatõu osalist, selles mõttes Saaremaal ka alati valinud saartevissi ja Saaremaal ka on hästi ilusad maakarjaveised. Kahjuks neid sealt nii kaugelt siia tuua ei saa. Nii et meil ongi nagu 2 vissi, üks on saarteviss ja teine siis on maatõuviss, mille valik toimub siin. Nii, aga nüüd annan siis üle Kallele. Teie katsuge tulla ühte rivisi, järjekord pole tähtis ja Kalle siis valib välja reservvissi ja valib välja vissi. Ja tere päevast, jälle tore näha teid ja tervitus Soomast. Ma võtsin 2 lehma paistis silma, number 5 ja number 1. Nii, Kalle valis välja meil reservpilti omaniku. See on number 1, Miilu.
Miilu on pikaealine, ilmselt oli see, mis siis andis talle reservissi tiitli, sest siin näitusel on ta täna 7. korda ja ma kiitsin Miilut ka kindlasti natuke rohkem kui teisi, aga Miilu ongi selline tubli leht, nii et mina olen Kalle valikuga rahul. Nii et suur aitäh! Rainer, sa oled tublit tööd teinud. Nii, ja meil oleks nüüd siis seltsi poolt tänukiri ja väike rahaline preemia reservissile. Nii, ja palun siia siis Tõuloomakasvatajate Liidust Aavo Mölderi, kes tahab ka tänada reservissi, Rainer Karts, Miilu. Number 1, Miilu, 2013 maakarja reserviss. Nii, ja nüüd läheme siis kõige tähtsama juurde. Eesti maakarja viss 2013 on Kalli Erika Harm osaühistu. Et me autasustame täna jälle Eesti Tõuloomakasvatajate Liiduga ja Eesti Maakarjakasvatajate Seltsiga ühiselt. Seltsi poolt on siis graveeritud karjakell. Ja see läheb meil vissile kaela. Paneb kaela vissi valija Kalle Saastamoinen Soomest. Ja lisaks sellele on veel vissile meil Eesti lipuvärvides lint. Ja selle paneme ka kaela ja autasustame. Seltsi poolt on veel rahaline preemia. Autasustab seltsi juhatuse esinaine Monika Jõemaa. Näete, Kalli on rahu ise praegu, kui te enne märkasite, siis ta püüdis natuke siin tantsida, aga ta teab, et ta on nüüd vissitiitli omanik ja ta peab ilusti käituma. Nii, ja läheb siis ka nüüd see lipuvärvides lint. Kalli on Eesti maatõu viss 2013. Nii, ja autasustame siis jälle Maakarja Selts koos Eesti Tõuloomakasvatajate Liiduga. Nii, ja paluks siis siia Katsefarm Erika osaühing Birgit Aasmäe. Nii et suur aitäh, Birgit, maakarjaga teete head tööd seal Varmis. Nii, aga kuna meil on kõik maakarja esitlejad siin tublid, tõuaretajad, meie paremik, siis kindlasti tahab Eesti Maakarjakasvatajate Selts tänada neid tänukirja ja väikse rahalise preemiaga ja ka Eesti Tõuloomakasvatajate Liit tahab tänada. Nii, perekond Andressaare talu, Enno Lohu, Merja Magnus, kõigepealt siis number 3.
ja lepib sinuga, jah? Sa kodus ka käid? Nii et jah, tõuloomakasvatajate liit number 3-ga. Nii, ja tänukirja saab siis ka Kevin Lohu number 4. Praegu Maru asja seisab. Ma olen ees. Number 4, Kevin Lohu. Nii, sa oled tubli, Kevin, said nii hästi hakkama. Nii et suur aplaus sellisele toredale pisikesele poisile, kes Eesti Maakärja kenasti siin talutas. Nii, edasi siis Loodimäe osaühistu number 6, Anne Loot. Nii, ja palun siis ka tõuloomakasvatajate liitu. Ja number 7, Jutte, Heidi Loot. Sadala Piim osaühistu, vabandust, mul tuleb liigu palju. Sadala Piim osaühistu, palun siia.